Järgmine ettekanne on Eesti looduslike pühapaikade Põhjamaade ja Euroopa kultuuriruumis võrdlus või niisugune võrdlev analüüs. Heiki Valk, Tartu Ülikool. Tere päevast! Katsun siis anda väikese ülevaate oma tundest, mis on kujunenud mõnede heade aastate jooksul, millal on pühapaikadega olnud tegemist. Milline on siis nende paikade taust laiemas Euroopa ja naaberalade kontekstis? Meie jaoks on need paigad täiesti midagi iseenesest mõistetavat. Neid on igal pool, teame kõik me, mis on hiis, et on ohvrikivid, ohvriallikad, pühapuud. See on üks osa meie maastikest, see on üks osa meie argireaalsusest ja me ei oska nagu mõeldagi, et kusagil mujal võiksid asjad olla teistmoodi. Siiski ütlen asja kohe ära, Ahto ka lühidalt mainis, et laiemal Euroopa taustal selline pühapaikade rohkus ja ka nende olemasolu, see on midagi väga iseäralikku. Õhtumaises Euroopas looduslikud pühapaigad praktiliselt puuduvad. Kindlasti on olemas olnud nad igal pool. Üks Inglise arheoloog Richard Bradley kirjutas raamatu Archaeology of Natural Places, looduslike paikade arheoloogia, ja ma läksin seda suure põnevusega lugema ja ei leidnud sealt praktiliselt midagi muud Euroopa osas kui tõdemuse, et sellised paigad on meil olnud, et neist on kirjutanud antiikautorid, et neid tõdetakse veel keskajal, missiooni perioodil, aga see on ka kõik. Mis on siis põhjused? Kõige suuremad kaod on kindlasti olnud Euroopa vanades kultuurmaades, suurtes maades, südamaades, Saksamaa, Prantsusmaa, Inglismaa, Hispaania. Põhjused, miks pühapaigad on kadunud, on mitmelaadsed. Kui praegu lennata lennukiga üle Euroopa, siis tasased alad on ju kõik põllumaad, loodus on kadunud, loodus on asendunud kultuuriga. See on keskkonnamuudatus, mis on pühapaigad ka maastikust viinud. Teine väga oluline põhjus on aga kultuuriruumi sügav ja põhjalik kristjaniseerumine Euroopas. Ühest küljest on kindlasti toimunud inimeste tõrjumist nendest paikadest, nende paikade hävitamist missioonipiirkondades, vägivaldse missioonipiirkondades. Aga selliseid piirkondi on Euroopas kokkuvõttes ikkagi vähe. Mis on veelgi olulisem mõjur, mis on inimesi neist paikadest võõrandanud, on väärtushinnangute põhjalik muutumine kristlikus kultuuriruumis. Inimesed ise on kaugenenud neist paikadest. See, mis ei ole inimeste jaoks tähtis, see unustatakse. Siin on väga suur vahe meie ja nii-öelda, kasutades Uku-Maasingu terminoloogiat, standardse keskmise eurooplase vahel. Meie kultuuriruumi jaoks on pühapaigad tähtsad, Euroopa inimese jaoks ei ole nad olnud tähtsad, väärtushinnangute kese on olnud mujal ja just see on toonud kaasa unustamise. Ka see vähene, mis Euroopas järjepidevuse pinnal alles on tugevasti põimunud kristlusega. Kirjalike allikate põhjal on teateid
kirikute, katedraalide, kloostrite rajamisest muistsesse pühapaika, aga vaid see kirjalike allikate vähene viide on ainus, mis me neist pühapaikadest ka teame. Pühapaiga liik, mis on kõige paremini säilinud Eesti konteksti arvestades, samas ka kõige vähem tähtis, kõige rohkem sellise ravimaagilise toimega on pühad allikad. Öösel veel guugeldasin ja vaatasin erinevate maade kontekstist pühasid allikaid, mis on küll saanud kaevu tähenduse ja vormi, neid siin-seal leidub, eriti Euroopa põhjapoolses osas, aga nad ei ole omas looduslikus vormis, vaid nad on saanud omale mingisuguse lisanduse juurde, sageli sedavõrd arhitektuurilise lisanduse, et neid ei ole ära tundagi enam võimalik praegusel ajal ja praeguses kultuuriruumis. Nad on muudetud pargilaadseteks, pargikaunistuse laadseteks elementideks, püstitanud sinna igasuguseid asju juurde, nii et seda, et tegemist on loodusliku pühapaigaga, on väga raske ära tundagi. Selliseid paiku on Inglismaa kõrvalistes piirkondades, Šotimaal, Iirimaal, kui vaatame kaugemaid piirkondi, siis Bretannis, Prantsusmaal, läänepoolne ääreala, internet räägib keldi pühadest metsadest, millel on küll teatud selline kaasaegse kultuuri maik mann. Uuspaganlus ja New Age on selliseid paiku püüdnud luua või taasluua, aga järjepidevuse põhiseid kohti on vähe. Üks nähtus, mida on Iirimaal, Šotimaal, on nõndanimetatud Clouty Wells või kui eesti keelde ümber panna, siis ehk midagi riideriba allikad, riideriba kaevud, kus siis pühade allikate või neist tehtud kaevukohtade juurde on säilinud riideribade riputamise traditsioon, aga see on jällegi täiesti perifeerne nähtus. Nüüd, kui vaadata Põhjamaadesse lähemale, pühapaikadest Skandinaavia maades on jäänud vaid vähesed mälestused. Palju on neile viitavaid kohanimesid, lünd tähendab eesti keeles hiit või on selle sisuline vaste. Vii tähendab samuti pühapaika, on jumalate nimega seotud pühapaiku, Toori nimega, Odini nimega seotud paiku olnud, aga paiku endid enam ei ole, on vaid külad, asulad, linnad, mis kannavad nende nime. Siin võiks paralleele tõmmata siin meie Hiiepõlluga või Hiiekülaga, kus meil sageli küll see Hiie koht on alles, aga Põhjamaade ruumis neid paiku enam endid teada ei ole. Pühapuude kohta olen vaadanud Rootsi rahvaluule kartoteeki. Teated piirduvad väljavõtetega 17. või äärmisel juhul 18. sajandi kiriku visitatsioonidest, veel viimased paganluse rudimendid, 19. 20. sajandi rahvatraditsioonis pühapuid ei teata. Küll jah, mida on püha Olafi allikaid või kolmainu allikaid, aga need on seotud kirikutega ja kristliku tähendusega. Soomes on areng läinud Skandinaavia kultuurimudelit pidi. Soome ajalooline süda on maa edelaosas, Turu ümbruses. Seal on looduslikud pühapaigad täiesti unustatud, rahvaluule kogudes nende kohta teateid ei ole. Väheseid pudemeid on Ida-Soomest, mida kaugemale õigeusualade suunas, mida ligemale Karjalale, seda enam neid on, aga Eestiga võrreldes ikkagi väga vähe. Kus on nüüd olukord meile kõige sarnasem?
Kindlasti saami alad Põhja-Skandinaavias, Norra, Rootsi, Soome, ka Vene, seal on looduslike pühapaikade traditsioon järjepidevalt säilinud. Seal on aegade murrang olnud veel kiirem kui meil Eestis siin ja on nagu ka selline sisekonfliktki ühiskonnas. Ühed inimesed ei pea selliste paikade uurimist sugugi vajalikuks, sest need paigad on pühad, las nad olla. Teised mõtlevad kaasaja mallide kohaselt, et võiksime ikkagi midagi saada oma rahva minevikust teada. Nendes paikades käiakse, neid kasutatakse ja neid on palju. Baltimaad, Läti ja Leedu on meiega võrreldes üsna samalaadses olukorras. Pühapaiku on palju, neid teatakse, neid mäletatakse vähemalt rahvaluule andmete põhjal enam-vähem samavõrd kui Eestis. Läti ja Eesti ajalooline situatsioon on ju olnud ka üks ja seesama alates vallutusest. Meil on olnud sama ajalugu ja ka ajaloolised põhjused pühapaikade kauaseks püsimiseks on samad. Leedu ajalugu on olnud natuke teine, aga väljund on kokkuvõttes sama. Leedu ristiusustati hiljem veel kui meie siin 1227. aastaks. Leedu alles 1387 võttis riigiusuna ise vastu. Sealt siis põhjused, miks Leedus on asjad kauem püsinud. Aga mis on Leedu eripära? Leedu looduslikud pühapaigad on tugevamini põimunud katoliiklusega. Seal võib kohata riste, võib kohata pühakute kujusid, väikeseid kabeleid. Eestis ja Lätis sellist nähtust ei ole ja kui vaadata suulist rahvatraditsiooni, ei ole meil seda ka olnud, sest maastikul on meil kabeli või kiriku pärimusega seotud kohad, on teised paigad kui looduslikud pühapaigad. Mõlemad on olemas sama küla piirides, aga kohad on erinevad. Siin on teatud erinevus Leeduga, kuigi Leedus on ka selliseid täiesti puutumata, kristlikust traditsioonist puutumata pühapaiku palju. Kui vaadata õigeusu kultuuriruumi, siis Baltimaad ja õigeusu ruum on pühapaikade olemasolu poolest, nende arvukuse poolest üsna lähedased. Siiski õigeusu ruumis, nii nagu Leeduski, on toimunud pühapaikade selline sümbioos või sagedane kokkukasvamine kristliku traditsiooniga. Sinna on ehitatud kabeleid, sinna on inimesed riputanud ikoone. Alumine pilt on siit samast Eesti idapiiri lähedalt Irboskast, kus püha allika juures oleva pajupuu külge on väikene ikoonikene pandud. Eriti tugev paistab pühapaikade traditsioon Venemaa loode ja põhjaosas keskaegse Novgorodi ja Pihkva vürstiriigi alal ja ka kaugele Põhja-Venemaale välja Vologda tšuudide aladele. Pühapaikade levik hõlmab siis ka idapoolsed soome-ugri alad. Euroopas teema on siis vähe tähelepanu pälvinud, kuna ei ole head allikmaterjali. Euroopa uurijad, kes selle teemaga tegelevad, on leidnud omale uurimisvaldkondi kaugelt lõunast, soojadelt maadelt, kus looduslikud pühapaigad on endiselt tähtsad. Looduslike pühapaikade alase uurimistöö raskuskese tundub mulle, et
on tegelikult Baltimaades, hõlmates nii Eesti, Läti kui Leedu enam-vähem samaväärselt. On ka Vene uurijaid, üksikuid, Valgevenes on pühapaiku palju, aga sellist teemakeskset lähenemist valdkonnale ei ole. Nüüd tagasi siis meie eripärade juurde. Esiteks, looduslike pühapaikade suur hulk. Teiseks, traditsiooni ja mälu järjepidev püsimine 19.–20. sajandini, see ei ole selline kunstlikult taasloodud asi, nagu on Lääne-Euroopa uuspaganlusega kaasnev pühapaikade kasutamine või taasloomine. Üks suuremaid eripärasid üldse Euroopa kontekstis Eesti puhul on see, et meie pühapaigad on säilinud looduspõhiselt seostumata ei maastikul ega ka pärimuses, suulises traditsioonis kiriku ja ristiusuga. Mõlemad on olemas, aga nad on lahus. Ja kindlasti meie eripäraks laiemal Euroopa taustal on pühapaikade liigiline mitmekesisus. Isegi Eesti siseselt on need variatsioonid suured. Jah, jõuan ilusti. Mis on siis pühapaikade püsimise, kauase püsimise põhjused meil? Esiteks kindlasti Eesti perifeersus Euroopa keskuste suhtes ja sellega seotud, sellest tulenev hiline ristiusustamine, nii nagu kivivette visates lained levivad ringidena kaugemale, jõudes äärealadele hiljem, on ka meil Euroopa mõjud jõudnud hiljem pärale. Teine põhjus, kiriku kui institutsiooni tulek väljast poolt koos vallutusega, võõrad vaimulikud, kiriku seostumine ikkagi võõrastega maarahva poolt vaadates ristiusk, seeläbi ei ole kindlasti saanud sedavõrd sisemiselt omaks kõigis oma aspektides, nagu on see toimunud läänepoolses Euroopas. Etnosotsiaalne lõhe Eesti ühiskonnas, mis püsis kuni baltisakslaste lahkumiseni. Üks on võõraste asi, Saksa asi ja teine on Eesti asi, see, mis on oma kultuuriga koos. See vahe on kindlasti oluliselt aidanud hoida pühapaiku kui kultuuri nähtust. Selle etnosotsiaalse lõhenemise tulemusena on siis meie religioossus olnud ristiusu ajal teistsugune. Vana on püsinud uue kõrval, ilmsesti nendes samades inimestes, need, kes käisid kirikus, need käisid ka looduslikes pühapaikades ja pidasid neid tähtsaks. 19. 20. sajandil on siis tegemist meil järjepidevalt püsinud kasutustraditsiooniga kuni ärkamisajani. Ärkamisaja üldises ajastu kontekstis tuleb uus mõiste, tuleb majanduslik pragmatism, mis hakkab pühapaiku tasakesi kõrvale tõrjuma. Samas tuleb ka rahvuslik ärkamine, tuleb rahvaluule kogumine, pühapaikade väärtustamine mineviku romantilises võttes. Paralleelselt jätkub aga looduslike ravipaikade kasutamine, kivid, allikad, puud kuni praeguse ajani välja kohati. Lisandub Nõukogude okupatsioon kui suur kultuurikonservant, mis on ära hoidnud meil kultuuri kiire euroopastumise. Seda me nüüd kiiresti praegu järgi oleme tegemas. Nii et nüüdisolukord pühapaikadega sisaldab nii plusse, mäletamine kohtadena, rohke pärimus rahvaluule kogudes, plusside poole peale kindlasti lõppenud kahjuks juba pühapaikade riiklik arengukava. Meie olukorral on aga praegu ka tugevaid miinusseid, põlvkondade järjepidevus ja info edasiminek ühelt põlvkonnalt teisele on maal katkemas, maapiirkonnad tühjenevad, demograafiline olukord muutub. Et kuidas minna edasi? Et näha ennast
ja meie olukorda on vaja laiemat, kaugemat pilku üle-euroopalises mõttes ja mõõtes on see, mis meil on säilinud, on haruldane. Paraku tundub mulle, et me kaugeltki alati ei oska seda hinnata. Mõned paralleelid siin tooks looduse valdkonnast. Me kõik siin eestlased teame, kui tähtsad on Bengali tiigrid ja Aafrika elevandid, kuidas neid tuleb hoida ja röövkütid neid kütivad. Samas kohalike jaoks on need samad tiigrid ja elevandid probleem, kes murravad lapsi ja tallavad aiamaid. Kohati tundub mulle küll, et me oleme ise siin oma pühapaikade suhtes samasugusel positsioonil, nagu ühed õiged pärismaalased olema peavad. Me näeme ainult oma mätta otsast, nendega on probleeme, neid on raske kaitsta, nad tahavad raha, nad tekitavad tüli, parem kui neid ei oleks. Parem, kui me nõnda ei mõtleks ja läheksime üheskoos edasi, et seda väärtust, mis meil on, seda hoida. Aitäh! Aitäh, Heiki! Kas on küsimusi Heikile? Ma küsin selle rahvusvahelise võrdluse. Minu arusaamist mööda Euroopas käies ja mujal käies on üks tegevus, mille juured on väga vanas ajas ja mida kõik rahvad mõistavad, mis võib-olla on kandunud üle meile võib-olla seostamatusse keskkonda, linnakeskkonda, purskkaevudesse ja nii edasi, aga kui kunagi ju väga selge konflikt oli püha vee kasutamise ja pühitsetud, kristlikult siis üle pühitsetud vee kasutamise vahel. Siis põhimõtteliselt ju kristlus on üle võtnud loodususunditest vee pühaks pidamise ja üks rituaal on müntide, mis siis tinglikult jälle tagasi viida, hõbeda loovutamine veekogusse. Et saan ma ikka õigesti aru, et see looduslike juurtega traditsioon on väga levinud siiski teiste rahvast. Ma olen täiesti nõus sinuga. See seostub ju katoliiklike traditsioonidega, kui pühakutele ohverdamine oli väga tavaline. Allikad pühitseti pühakutele, see ohver ei läinud enam allikale, ta läks juba pühakule, kuigi allikas oli asunud nüüd altari kohta ja see traditsioon on kestnud kombena edasi ja ka praegu meie oma purskkaevudes näeme seda, kuidas turistid loobivad raha ja ise loobime vahel raha. See on järjepidev. Nii et olgem võib-olla võidukad, et omaaegne traditsioon komme on nii juurdunud, et see kestab üle ükskõik kui kristlik või siis võõrvallutuslik mingi muu uus traditsioon on olnud. See on tore. Nii, aga meie läheme edasi. Aitäh!